Tere hommikust, tere tulemast Rakett Poweri nädala eelvaatekõnesse. Tore, et olete siin kõik. Et jagaks oma ekraani, vaataks üle selle manipulatsioonikalendri kiirelt. Vaataks üle dollariindeksi. Ja üldse, et mis nagu see nädal meil tooma hakkab. Esmaspäev nagu näha, siis ma korraks lisan, et on ekraani näha, on ju? Yes. Võin siia korra selle filtri. Isegi oranži uudist, et tänane 9. detsember täiesti uudistevaba. Mina täna ei treidi, lihtsalt teen setup'e, vaatan, kuidas turud ennast välja joonistavad, kogun datat nii-öelda, et valmistuda ülejäänud nädalaks. Nagu näha võib, on hästi palju meil USA dollarile uudiseid, Federal Funds Rate hästi tähtsad. Kõik, et samamoodi neljapäeval on parlamendi valimised GVP-l. Kindlasti proovime GVP-paaridele saada mõnusad treidid, stop-lossid profitisse ja siis sõita selle rongiga kaasa. Et väga nagu punane nädal tuleb. Selles mõttes, et siin on väga palju tugevad uudiseid, mis kindlasti annavad turule väga palju volatiivsust. Pärast uudiste tsekkamist vaataks üle ikkagi dollariindeksi. Millest teemine sulgus. Dollarille ongi nüüd vaja vaadata, kuidas tänast siin välja joonistada nädala peale. Et NFP viis dollari küll üles veits, aga suures plaanis tahaks ta näha veel allapoole. Mind väga huvitavad need equal load siin, mida tahaks nagu näha välja söömas, et sellega on hästi. Aga eks see paistab, mis ta kuidas need on samamoodi väga ilusti. Siin kohas söödi need equal load tahaid välja. Et ideeliselt võiks see turg allapoole liikuda. Selliselt on väga palju unfilled cap'e, market cap'e ja samamoodi imbalance'it palju. Potentsiaalis on turgu allapoole tulla. Siin on just neckline on, miks ta siit bounce'is, lihtsalt nagu kogu see ala on siit ütlus huvitav. Dollariga nii palju. Et tahaks rohkem infot selles mõttes, et NFP kiire ülesliikumine, see ei pruugi nagu püsimääda, et väga vabalt hakkab siit allapoole pudenema. Mina isiklikult arvaks, et ta tuleb allapoole siit. Vaatame mingid paare, mis tundus mulle huvitavad. Väga huvitav. Mulle meeldis vaatan. Vaatan, et kui seda vaadata kõiki neil distribution faasina on, nagu märgitud on, selle ära kasutada siit 1-2 tunni entri. Et saime endale sellele alale täiesti ilusti selle secondary testi on, ütleme, kui see on ring. See võib meie secondary test olla. Ja nüüd samamoodi, millal on turg meile jätnud siia. Kursi kändel. Imbalance. Liikumist on. Tahaks näha testi siia. Selle ala. Et oleks näha turgul allapoole ja vaadates kõike seda likviidsust, mis meil siin on. Moodustas ilusti veel double bottom meile selle viimase liigutusega enne. NFP viis selle turu natuke ülesse. Aga kõik see likviidsus, mis siin istub, ilusti triple bottom. Ja see meeleke imbalance, mis siin all on, et rohkem kui veendunud, et see juurde käed tuleb samamoodi veel allapoole.
ilus setup on siin olemas. Väike stop loss. Siit sõita alla. Oleks palju ruumi. Kui keegi juurde hääli soovib treidida. Üks teed. Et sellega on kuidagi lihtne ja näeb väga ilus välja. Mulle meeldib see, et just siin on see distribution faas ära olnud meil secondary test. Ja nüüd ta annab siis meile kolmandat korda võimaluse üpris kõrgelt nagu turult siseneda sellele sellile. Et see momentum on ikkagi siin päris tugev. Mis ajal see oli? 4. detsember. Kolmapäeval. Mis see põhjus oli siin huvitav, kas see oli mingi euri uudis või? No, käedi uudis tuli. Et NFL viis üles lihtsalt selles mõttes võib-olla jällegi nagu kõik see visit correction on ja viskame see Fibo ka peale. On ilusti maale siuksed. Jah, 70,2 kuni 78,6 on väga ilus. Jääb ilusti sellesse huujalasse ka. Et imbalance ära täita ja otsida siit juba treide tohtis. Väga pisikas top loss ka. Kasutab risk management. Pärast viskan selle treidi. Samamoodi CAD-i poolt veel oli mul uus CAD oli väga huvitav. Siin võis muidugi see, et ta tuleb siit üles poole veel. Daily Institutional Candle Open, kes puudutas seda, aga ei küsinud. Väga bullish on praegu. Väga. Kuigi nüüd selle oli ka kolmapäevane, samamoodi moodustas sellised double bottom enne likviidsusala, lihtsalt tegi juurde. Mis on selles mõttes väga huvitav, et mulle kohe jäi silma see candle siin. Et kuidas ta nagu moodustab likviidsust enne nagu, ütleme, et valmistub tulevikuks. Et enne seda institutional candle'it. Et siin saab samamoodi tegelikult ju väga ilusat setup juba teha. Peaks mööda. Institutional candle open. 50%. Et kui ta nüüd siit kõigest läbi tuleb, siis see on kindlasti väga tugev ala, kus kohast otsida nagu järgmist teid pai poole enne. Kui struktuurilt on ta veits nagu on veits nõme selles mõttes, et meil on siin ütleme, et siin on jätkuv siuke uptrend meil olnud enne. Kuule, Kaspar, kas sa oled siin või? Ma olen siin, jah. Vist händis ära praegu. Mul võib-olla see, et ma lihtsalt vahepeal nagu jooksma kohe. Ühesõnaga, kus ma poole läin, mis ma tahtsin struktuurist rääkida vist. Siin on meil see jätku nagu siuke uptrend ehitus on olnud enne. Kuni siiamaani, kus turg enam ei suutnud nagu uut higher high moodustada. Ütleme, et see oli meie viimane higher high. Siin on meil higher low. Moodustas meile lower high, lower low, lower high. Ei suutnud, et selles mõttes ikkagi me oleme nagu down trendis senimaani, kuni me ei ole siis tulnud siit läbi. Et veits nagu keeruline on teda lugeda, vaata shopid nagu selles mõttes ringi, et siin on meil
higher high, higher high, lower low, lower high, lower low, lower high. Ja ta pole veel nagu sellest lower low'st läbi endud, ehk siis ikkagi me oleme sisuliselt selles nagu downtrendis olnud. Kui siit nüüd hakata vaatama, siis samamoodi senimaani, kui me pole breikanud nagu seda levelit, siis ikkagi oleme nagu downtrendis. Et nii kaua tahaks turgu müüa. Kui siin on ilusad likviidsusalad, et millele see turg järgi võiks tulla. Et siin on paar huvitavat kohta. Kuigi need entrid, mulle tundub, et on sellest institutional kandist tulnud enamalt. 2 korda see turu siseneda siin. Aga vaatame, kuidas ennast välja mängida. Ja olekski äge. Sealt tuleb mingid asju. Ei särise. Nii. See ühesõnaga oleks väga huvitav miskisugune. Et väga possible, et no tuleb vaadata, kuidas Ensign reageerib, et ma kohe nagu buy limitid ei sätiks, sest et ta on hetkel ikka väga bullish. Tähendab sell limitid. Et kui ma näen siin mingit reaktsiooni siin alas, panen enda siia alerdi ka. Kui ma näen siin mingit kiiret reaktsiooni või nagu siis tõendid sellest, et hind tahab siit allapoole hakata uuesti tulema, siis ma otsiks nagu selle, aga kohe nagu limitid ei vaja. Siukse nagu momentum vastu. Ei ole vaja. Ta võib täiesti vabalt tulla läbi tulistada endast equal high'dest. Ma olen hetkel sealt alt täiesti vaata paiga sees ka. Ma ise ka ei võta nagu take profit'id pealt välja. Ma jälgin seda pigem. Ma saan aru väga, selles mõttes ta ongi nagu, ta on mõnes mõttes siukse väga nagu huvitav koha pealt. Ta näeb ühtlasi veits nõme välja, aga samas on ta nagu väga potentsiaalne. Lihtsalt nagu naljakas, sa treidisid sellest nagu institution kandist, on ju? Ma vaatasin seda, ma võtan noole selle. Ma vaatasin väiksemal timeframe'il seda kui accumulation faase. Okei. Seal on väga ilus see institutional candle. Ma nägingi selle ära, toimus üles liikumine, siis ma põhimõtteliselt alt panin market executioniga lihtsalt paid ka selle siia. Et siuke hästi lihtne trade setup enne NFP-d just ka mängis välja. Ja ideaalne. Ja põhimõtteliselt sama asi on vice versa siis kuradi Eurostiga. Eurosti sell on sees. Jaa. Okei, seda ma hetkel nagu ei taha nii vaadata. Kas on kellelgi mingid paare, mis nad sooviksid üle käia või GU vist mainiti enne? Mis see GU teeb? GU on täiesti paar hea, mida vaadata. Mis ma olen mulle silma ja see monthly kirjutasin 50% possible triple top. Kuld ka kindlasti. Monthly institutional candle. Ta täidab seda 50% siin ära. Ja mida ta samal ajal meile moodustab, sisuliselt triple topid. Siin, pluss meil on see pisike market cap. Ja nüüd nagu siin järgmine, et kas siit oodata nagu bounce'i allapoole, et ta nagu moodustab uue likviidsusala. Ta on nagu väga huvitav, ma räägin, veitsin teda nagu nõme vaadata, kui sa hakkad siit otsima, ta mingit uut institutional candle'it, mis oleks pärast seda likviidsusala. Ta on nagu üpris keeruline leida, ta ei näe nagu nii puhas välja. Samamoodi on meil siin double top, isegi triple top peal. Et väga-väga nagu
huvitava koha peale see baar. Aga ei näe nagu, et super hea välja. Võimalik, et ta lihtsalt bounce'ib sellest resistance'ist ja tegelikult nagu igasugused variandid on väga võimalikud. Aga lihtsalt mind huvitas see monthly institution candle 50%, mis siis moodustaks triple topi meile likviidsust juurde turule. Et jah, hetkel GB Plus nagu ei ole nii convincing minu jaoks, et ma tahaksin mingit selli vajutada või midagi temaga teha. Infot on veits vähe. Ja lihtsalt, et ütleme, et monthly institution candle 50% ja possible triple top nagu ei ole selline piisav confirmation minu jaoks, et ma nüüd tahaks üldse treidi võtta. Pigem nagu ta on küll huvitava koha peal, aga pigem ma tahaks saada veits rohkem infot selle kohta, mis siin juhtuma hakkab. Suures plaanis me oleme kogu selle ülesliikumisega väga palju jätnud siia likviidsusalasid. Siin ma pole kõike ära märkinud, et neid on nagu iga swingi peal natukene. Ja siis see major support level, mis on veel breikimata. Pärast seda siin all on küll nagu väga ilus setup olemas. Physical gain balance on olemas, meil on market cap, meil on väga ilus institutional candle. Et see oleks nagu siuke hea setup, mida ma nagu võtaksin iga kell enne, aga mitte midagi praegu sellist. Kui kellelgi on nagu sellest GB Boostist mingi oma nägemus alla, mis nagu rääkis sellest, võib kindlasti kuhugi, ma ei tea, kas chati panna või siis pärast Rakett Poweri ruumis, et hakkas tulema. Aga praegu mina ei näiteks seda turgu. GBP uuesti veel, ma ei tea, kas seda market cap'i vaatasite, selle opening cap'i daily, weekly candle'ite peal on hästi näha, ta jõuab sinna alasse. Ja too, mis sul halli kastiga vaata ära märgitud on seal. Ja see on siin olemas. Ta praegu keksib seal alas, vaata. Just. Ma räägin, ta moodustab siia lihtsalt nagu rohkem likviidsust, et see ala ja nüüd, kus ta praegu on. Ja seal saab väga tait stop lossiga tegelikult müüa ka, vaata. Kui nagu võtta niimoodi. Mingi siuke ala siis üldiselt. Pretty much ta on seal tsoonis, vaata. Aga ta on ikkagi võrdlemisi bullish. Mina ei vajutaks selli, kus mõttes, et treide võtta oma riskid. See oli täiesti vabalt saada väga hea selli alla, aga mina seda võtaks. On palju parem paari, mis meil treidid. Stop loss on küll väike kõik asjad. No võib-olla, ma ei tea, mingi 0,01 lotiga panen pulli pärast. Okay. Ja võib-olla ootaks selle tänase daily close'i ära ja siis vaataks, mis ta teeb. Et mõtle, kui see daily close jääb, kui tekib siia ilus pattern, vaata, mis meile meeldib, tekib nagu siuke küünal, et saate aru, mis ma mõtlen. Siis me võime näha jätkata seda turgu siin üles poole. See on see Pepe. Just. Kaspar, proovi, ma vaatan su teatepulg üle, vaata, kuidas sul net timmib ja mul sisuliselt hetkel nagu ei tahaks rohkem nagu mingi paari üle käia, et ma tean, et sul on veits nagu soossi, mida jagada. Jaa, kindlasti. Mul on ääretult kahju, et täna see elektri asi mul siin juhtus nagu täiesti unlucky. Mul oli siuke power sees hommikul. Mul on siiamaani see power sees. Nii, nüüd ma share'in screen'i, te näete, eks? Kohe tuleb ja näeme. Nice. Samamoodi, mul on ära markeeritud, kas mind hakib nüüd, sest mul tuli kirja ette, et your internet connection is unstable. Liiguta veits ringi. Täiesti paev. Kuulda on hästi ses mõttes. Nii, igastahes et selle paari puhul samamoodi daily close ja ootame ära ja vaatame, mis ta teeb, et kuna selle üldse GBP-de momentum, nagu me näeme, on tegelikult ju ülesse poole, et kõik see väike consolidation, raha kogumine ja juba kui vaatad siia peale, vaatad siia peale, siis kuidas see raha kogumine ka välja toimunud on,
et kuna siin on meil low, equal low, siis siit tuleks see läbi ja samamoodi toimub ka meil secondary test, et ma pigem näen GBP-d kui bullish, mida ta ka on, pluss on toimunud ilus accumulation ja siis ma eeldakski sellele, et toimub fast sees, ehk siis me näeme veel nagu bull run'i. Et kuna ma siit alguses juba, see oli nüüd mingi, ma ei tea, nädal tagasi või nii, öelge kohe, kui mingi hakib või midagi kuulnud selles suhtes. Sest GBP paarid on tegelikult väga-väga olulised, et kuna siin oli selline ilus trade setup, equal low'id, institutional candle, siis naljakal kombel see turg ei tulnud siit alt läbi, et see on tõesti naljakas, et okei, vaatame, mis plaanid tal on. Aga mis mulle eriti meeldib, ütleme niimoodi, siis kõige rohkem fokusseerin mina sellel nädalal GBP NZD-le. Ma olen seda päris palju seda paari jälginud ja täpselt samamoodi, et mitte weekly, paneme daily graafik. Nii, ma panen kõik kinni. Et tegelikult samamoodi, et mida me siit näeme, et see turu momentum on meil ikkagi bullish. Samamoodi siin käib väga-väga ilus raha kogumine terves selles tsoonis. Väga ilus. Nüüd, kui ma panen lihtsalt 4 tunni time frame'i, võtan need mõned asjad siit vähemaks. Siis pilt selge. Plus psühholoogiline level on meil siin ka. Nüüd tegelikult, mida siit turult näha, kui lihtsalt vaatad peale, siis näed, siin on väga-väga ilusad resistance alad ja need resistance aladena ma mõtlengi reaalselt neid alasid, mis on turg meil teinud, sest kõik need varasemad punktid nii, need on meil välja söödud, pluss siin on meil inbalance zone, kus turg põrkas ka ilusasti. Ja ta tuli isegi, näete, sellest punktist tuli veel madalamale, ehk siis. Mis tähendab seda, et turul ei ole väga põhjust enam allapoole tulla, sest tal ei ole raha seal, mis mõttega ta sinna tuleb. Muidugi ta võib, aga lihtsalt see, mis mina praegu näen, on täiesti, ma ütleks isegi, et see on selline koht, kus võib hakata uus nagu see bull run, sest vaadake, kui see GBP ikka jooksu paneb, siis ta väga ei hellita, et väga-väga-väga ilus leeg on, aga vaadake, kui kiiresti tegelikult see toimub, et see ei toimu just, et nagu peab kindlasti õigel hetkel selle treidi ära tabama. Ja kui nüüd seda turgu hakata lähemalt uurima, nii, hakata seda turgu lähemalt uurima, ma panen veel väiksema time frame isegi, kus on kõik väga-väga selgesti näha. Siis me teame, kuidas turg liigub based on week of logic, right? Et turg akkumuleerib, siis distributionid ja nii edasi. Mida me tegelikult siin näeme? Et nüüd siit hakkas pihta esimene accumulation. Turg tuli ülesse. Nii, kui ta võttis välja varasema likviidsuse, ehk siis selle, tulles täites ka oma market cap'i, siis selle samas punktis, kus ta tegi juurde likviidsust, ta moodustas meil väga-väga ilusa distribution faasi. Accumulation, distribution, näete. Kui see on accumulation, see on distribution, see siin on väga-väga ilus accumulation. Kui ma nüüd selle, et mul endal oli plaanis selline order siit, long position täpselt siit, turg täpselt close'i sellise koha peal, kus oleks pidanud vajutama buy sisse, aga ma olin eile lihtsalt nii väsinud, ma jäin magama ja ma ärkas üles, oli turg juba suht palju üles läinud. Aga mida see turg tegi on see, et ta tegi meile market cap'i, mis on tegelikult väga hea. Ja kui nüüd mõelda lihtsalt seda, et see turg on kõige volatiivsem valuutaturg, kui sa saad sellele treidi 35 pipise stop lossiga, ja selle paaril on pipi väärtus natuke väiksem ka, kuna see lihtsalt on nii palju volatiivsem. Ta on mingi 0,87 või midagi sellist, täpselt peast ei mäleta, aga natuke väiksem. Ehk siis see on nagu väga-väga hea ja võttes arvesse veel seda, et meil neljapäeval toimuvad erakorralised parlamendi valimised just seoses GBP-ga, siis nagu GBP peab fokusseerima see nädal muidugi. Muidugi see on hästi nagu, kuidas ma ütlen, ohtlik siis sellepärast, et kuna GBP on nagu nii volatiivsed ja kui meil toimuvad sellised vote'id ka veel,
siis kindlasti, et vaadake oma risk management üle, pange isegi väiksema riskiga, sest kui see paar liigub, ta liigub palju, aga lihtsalt ärge kindlasti over leverage enda kontot, sest see on täpselt siuke uudis, kus hästi paljud inimesed kaotavad turgudel raha. Tõsiselt. Et algne idee mul oligi, et siit alt kohe pai sisse, aga nagu näha, need turg on siit ilusti juba üles tulnud, ehk siis ma hiljaks, ma ei saanud seda paid sisse panna. Kahjuks on nädalavahetusel turud kinni, sa ei saa panna orderit sisse nädalavahetust. Aga see selleks. Nüüd me oleme tuvastanud ära, et meil on ilus accumulation faas. Ja nüüd vaatakski re-entry't ja mis esimese asjana mul silma jääb, on market cap, see on vähemalt tõmbanud niimoodi. Siit august. Paneme ta nii. Paneme in balance. Nice. Ja nüüd, mis mulle praegu meeldib, mida turg on teinud, on see, et ta moodustab meile vähemalt see üles likviidsust juurde. Ma tõesti loodan, et seda datat koguni natuke rohkem siia nüüd ja et ta teeks meil nagu sellise bounce'i siia alla, sest see on kindlasti koht, kus ma panen buy limited isegi siia, ma panen stop lossi siia alla, kuigi tegelikult võib panna stop lossiga siia alla, aga nagu ma ennist ütlesin, siis et see paar on volatiivne, see 40 pipi ei ole nagu päris 40 pipi, see on mingi 30, ma ei tea, 34 äkki või midagi sellist, kuna see pipi väärtus on väiksem, siis täiesti okei on panna sellele 60 pipi stop lossi ja see potentsiaal, mis sellel turul on, wow, see on lihtsalt metsik. Nii, kui me nüüd vaatamegi, et siin üleval palju likviidsust, samamoodi ka siin, siis need on ka meie targeti kohad selles suhtes, et siit esimene trade, kus juba üle 150 pipi, et see on väga-väga normaalne, et su risk on juba 1-5 vähemalt. Nii. Ja that's it selles mõttes, et ma ootangi seda paari, et nüüd tuleks annaks uue entry. Kui ta paneb jooksu, no what you gonna do? Ma ei saanud isegi ka siia trade'i sisse ja, sest ma magasin. Nii sellega on, jah. Võt, aga siin on igast huvitavaid nagu saab, kuidas ma kohe näitan, mida ma mõtlesin, et siin saab igast paar patternitega, näiteks kui me võtame seda turgu, saab hästi loogiliselt ja lihtsalt kuidagi ehitada, et kui sa panedki siia, siis sa näed sama hästi, kui toimub selline liikumine, mis on täiesti okei liikumine, et kuidas toimub see likviidsuse väljasöömine, et sa saad aru kohe, et kui hind jõuab sellesse alasse, kus meil on palju raha turgudes peidus ja tal on plaaniselt läbi minna, siis ta lähebki sealt alati nagu täie hurraaga läbi, et ta ei hakka siin mingi konsolideerima midagi, et tõenäoliselt, kui ta konsolideerima hakkab, siis me saame aru, et okei, see turg võib-olla moodustab likviidsust juurde ja tuleb hoopis alla tagasi vaata. Et üldiselt see toimub väga ruttu sellised liikumised. Ja samas, kui ma vaatan üldse weekly charti pluss weekly charti pealt, miks see nii väikseks teeb mul seda? Weekly charti pealt tuvastame ära oma institutional candle'i ja tegelikult, kui ma markeerin ära selle avanemiskoha, siis te näete, et isegi meil on olemas weekly confirmation bounce institutional candle'ist, ehk siis meil on veel suurema timeframe'i confirmation, mida suurem timeframe, seda tugevam confirmation, et see on tõesti nagu väga hea confirmation. Ja pluss, siin pole ühtegi põhjust arvata, et see turg peaks nagu praegu hakkama siit lihtsalt alla tulema, et pigem on see, mida mina näen, et siuksed 2 ilusat weekly küünalt tahavad siia üles tulla hoopis, et arvestades praegust datati värki, et kindlasti analüüsige ise seda paari, vaadake ta läbi lõhki, et siin on, sellest paarist õpib väga palju tegelikult, kui palju asju nagu kokku jookseb ja kõik, et see on super lahe selles mõttes. Panen delete sellele. Nii, korraks teise. Et samamoodi ka siit vaadake, et kui siit hakkab see liikumine allapoole, ehk siis tuleb tagasi ja lööb teiste inimestel stop profititesse värki, siis ehk siis me saame aru, et see on koht, kus on institutional candle ja nüüd, kui sa vaatadki paremale selle noolega, siis tegelikult see bounce on täpselt siit toimunud ja samas, kui sa lähedki veel väiksema timeframe'i peale, 15 minuti peale, siis sa näed täpselt seda,
et kus oli varasem institutional candle täpselt selle hinnaleveli juures on meil toimunud ka accumulation. Ehk siis seal on nii palju confirmation ja just sellepärast ma tahtsingi siit alt pai panna. Ma olen enda peale veits mäed praegu, sellepärast Taavi teab, kui hype ma sellest paarist olen, me oleme päris pikalt nagu rääkinud. Aga mulle meeldib see, mis ta teeb ja kindlasti nagu siit saab re-entry'd ka, võib-olla ei saanud seda just kõige paremat. Aga endiselt market cap'id on selleks, et nad tuleb tellima seda ja esimene trade, kus ma juba isiklikult sisse tahaks minna, ongi long. Täiesti siit nii käppi äärest, et see paar pippi vahet pole, ma lihtsalt tahan seda trade'i siit selle momentumiga kaasa minna, siis ma tean seda potentsiaali ja samas kui ma pean riskima nagu nii vähe, siis amin. Ma panen pärast need trade ruumi ka täpsete numbritega ja kõik siuksed asjad, et selle peale ei hakka praegu väga riskima. Nii. No, kuidas mind kuulda oli ja värki? On? Väga hästi on kõik. Ausalt või? Jah. Cool, et tead. Okei. Et mis siin oligi, et kuna USA dollarile tuli ikkagi päris palju uudiseid, pluss meil tuleb federal funds rate. Tõenäoliselt see jääb samaks. Ma olen siin rääkinud paari inimesega, kes teab natuke rohkem nendest, et tõenäoliselt jääb samaks või siis kukub, mis tähendab seda, et dollar pigem, kus ma võtsin dollar, et see on väga reaalne, et dollar säilitab enda momentumit ikkagi allapoole ja nagu Taavi ennist tegi, et siin on kindlasti ka väga oluline struktuuri level, kus me näeme korduvaid bounce ja täpselt nagu sa ütlesid, vaata, et mis läheb hästi kiiresti, siis it's not going to last. Selles suhtes, et see võib olla vabalt stop punt, et see on lihtsalt NFP, what you gonna do. Aga jaa, selles suhtes, et natuke sellest NFP-st, et tegelikult oli, ma ütlen ausalt, ma olen üle pikka NFP-ga nagu väga rahul, just nagu sellepärast, et turgudel oli piisavalt momentumit, trade setup'id, näiteks mina välja valisin väga lihtsad ja loogilised, väga väiksed stop lossid ja üle pikka ajad niimoodi, et korralik NFP. Et lihtne, et näiteks Eurustil mul ongi, ega mul ei olegi siin midagi rääkida selles suhtes, et see trade on meil siin nüüd sees on ja tuvastasid ära kõik oma confirmationid. Kuigi selle trade'iga, ma ütlen ausalt, oli räigelt pull, kuna seal oli nii väike stop loss, 11 tippi ja ma panin selle trade'i sisse, kui ma ei eksi, siis juba minu arvust ma panin kuskilt siit, sest sellepärast, et ma võtsin selle 15 minuti institutional candle'i ja tegin oma trade setup ja ma panin kuskilt siit sisse, sest mingi terve see aeg, kui ma magasin, peaaegu oli stop lossi lähedal, aga ei käinud seal ära, ma mõtlesin, et kõik cool. Ja siis ta hakkas vaikselt alla pudisema, siis tuli juba NFP. Ja nii ta läks selles suhtes, et kindlasti on mul järgmine target on nüüd siin psühholoogilise leveli juures 1.1, kus on meil samamoodi ka väga ilusad low'id, enam-vähem ütleme siis equalid, kuigi see faas siit samamoodi, et ilus accumulation. Et tegelikult me teame, et turg, nagu ma ütlesin, accumulation, siis tuleb distribution, et praegu selles suhtes see trade veel jookseb, meil ei ole mitte mingisugust datat siin praegu arvata, et close'i oma trade või midagi, ta lihtsalt liikumine käib, eks ju. Et kindlasti huvitav näha, mis hakkab saama meil siin psühholoogilise levelite juures ja samamoodi ei tohi ka unustada seda, et kui sa vaatad nagu kas või seda väikest intraday struktuuri, siis sa pead arvestama seda, et see on ikkagi nagu higher high, eks ju. Ja kui sa praegu näed, kui robotlikult on see turg lihtsalt liikunud, et distribution, accumulation, distribution. We'll see, kuidas see ennast välja koguneb, et nagu näha, siis see turg teeb väga selgesti loetavad mustreid, et kuna vanasti oli just see värk, et ärge keegi Eurosti treidiga, sellepärast, et see on nii manipuleeritud turg, et mõlemad euro ja USA dollar on ikkagi leading currency, siis nüüd on tegelikult pilt vastupidine, kui sa saad aru, kuidas toimub turu manipulatsioon, sa vaatad sellele turule peale, sa näed kohe ära, kus faasis sa oled ja mis on loogiliselt järgmine liigutus. Et nii palju sellest paarist. Et mul siin alguses hakistust vaatasite veel USA paar ära, kust käed näiteks ka samamoodi. Kas te vaatasite selle paari või vaatanud?
Ostkäedi vaatasin. Okei. Aga räägi, mis sul on seal nägemus? See oli nüüd niimoodi, et enne NFP-d, mingi, ma ei tea, palju tund oli, samamoodi panid buy sisse, siit alt ilus accumulation, siit oli põhjust ka, et miks kõik turg bouncida. Nii, see selleks. Aga samamoodi, et mulle kindlasti pakub huvi nüüd see koht siin ka, aga see nüüd juba tuleviku jaoks. Et oleks ka väga kena, kui ta oleks ennem NFP-d turg teinud väikse spike'i alla, ehk siis võtnud välja meil ka need low'id, aga samas ta moodustas need ja see accumulation seal all oli nii selgesti loetav, et see oli hea trade ja aga mul ei jäänudki muud üle selles mõttes, et panid buy sisse hästi väike stop loss, teed kindlaks oma targetid. Target 1 on nüüd käes, teine likviidsusala ja no ta on selles mõttes potentsiaali siit üles tulla küll, aga ma pigem praegu, kuna ma vaatan seda dollari indeksit ka ja siis ma pigem markeerin ära endale praegu selle küünla ja põhimõtteliselt ongi, et niimoodi, et ma hakkan iga tunni close'i, ma võtan lihtsalt telefoni korraks välja, vaatan, kuidas see close'ib ja kui ma siin hakkan nägema nüüd mingisugust momentumi kadu, mingi teatud confirmation'id, et see turg peaks alla tulema, siis jah, võib-olla ma close'in ära teise treidi, vaatame, aga praegust pilti arvestades siin pole vähimatki põhjust arvata, et see turg nagu kohe alla tuleb, et ta on siit nagu ühe korra juba, kohe vaatame, kui täpselt see on. Et täpselt Wiki otsast on küll bounced. Ja see ongi täpselt selline koht, et kus ta bounceb nagu nii, aga nüüd ongi see, meil on vaja seda lisa confirmation'it, et kas see turg hakkab ka reaalselt nüüd alla tulema. Vaat, et selle põhjal on veel raske otsust teha, et kas see turg hakkab nüüd alla tulema või üles tulema. Et siin ei ole nagu väga midagi. Mis see kell on? 53, okei, kulda. No kulla trade selles mõttes ka täiesti no-brainer. Ma ise ei võtnud kulda, sest ei ole mõtet üle treidida kogu aeg, et minu jaoks oli nagu eurust ja pustkäed olid nagu veits selgemad selles suhtes. Kuigi tegelikult mis siin kulla puhul täiesti samamoodi, et tasub see Wyckoff endale täiesti selgeks teha. Nii. Siis ongi, hakkad siit vasakult otsima nagu põhjuseid, kas siin on tegu smart money'ga, kas meil on turul imbalance'i, markeerida ära näiteks selle tsooni endal ja siis vaatadki, et kui hind jõuab sinu huvitsooni, kas ta hakkab meil koostama mingit skeemi, nagu näiteks siin. Equal high, institutional, juba kui sa vaatad tegelikult seda küünalde mustrit või kuidas see liikumine toimunud on, siis sa näed ju ära, et see hind lihtsalt tuleb rämeda momentumiga ülesse ja siis kukub lihtsalt sodiks. Nii, ega see on nüüd esimene confirmation on lihtsalt okei, et siit võib hakata üldse midagi juhtuma. Siit ju ei vajuta orderit sisse, et praegust on meil väga-väga ilusasti momentumi ülesse poole. Ei ole ju mõtet, kunagi pole mõtet momentumile vastu minna. Üks hästi oluline asi on veel see, et kui te võtate treidi, mis on trendi vastas, ehk te treidite vastu trendi, siis tegelikult on hästi mõistlik 30% oma riski veel vähendada, sest friend is your friend ja tegelikult nii lihtsalt on statistika näidanud, et tegelikult on väga mõistlik just nagu esimesed treidid pannagi siis 30–50% väiksema riskiga, sest alati saab juurde ordereid lisada selles suhtes. Aga siin ei olegi jah pikka pilti, et korraks teemast kõrval, et kuna see oli meie varasem equal high, secondary test, tuleb ja läheb. Mida tegelikult ma kulla puhul olen tähele pannud on see, et ta teeb küll ilusad siuksed distribution accumulation'id, aga ta üldiselt väga-väga kaua näitab siukest hästi koledat price action'it ja siis ta teeb selle move'i, et see trade setup jääb ikkagi samaks, aga nagu näha, et siis ühe korra aktiveerid ära. Sul näed, see on tegelikult pippide poolest, vaadake väga palju nagu 70 pippi ja 70 pippi tuleb jälle üles, et kulla puhul peab nagu selle esimese löögi kätte saama ja siis saab kõige mõistlikum hakata stop loss'e profitisse panema.
see on tegelikult ka valuutapaaridega niimoodi, et nad tihtipeale nad tulevad vähemalt 1 või 2 korda tagasi külastama seda tsooni ja siis käib see litter ära, et nüüd on minek. Aga praegu kulla puhul, mis siit edasi saab? No, kohe ütlen. Et kuna siin all on päris tukk, võtame siis väiksema veel timeframe'i tagasi. Nii. Et hästi loogiline tegelikult. See väike trend, siis ütleme niimoodi, on meil ilusti breikitud, kuna varasemalt oli see põrand, siis saab lugeda seda kui higher high, higher low ja nii edasi, eks. Aga nüüd meie higher low katki, otsime, et tahame trendi suunas otsida, just nagu see väiksem osa. Siuke intraday. No see ei ole päris intraday, sa ei hoia seda ikka mingi 1 päeva seest tegelikult. See on ikkagi swing nagu rassutus. Swing traderi vaatevinklist. Whatever, potato tegelikult loe. Nii, väga ilus, selgesti nähtav institutional candle, in balance, markeerin ära selle tsooni. Järgmise asjana vaatan, kus on meil equal low'id, kus on turul likviidsust. Nice, siin turul all on likviidsust. Näen juba praegu, et ilusti läheb trendi suunas, tuli veel siit läbi. Siis kes selliga sees ei ole, siis kohe vaatame, kuidas saab. Sest praegu isiklikult otsiks nüüd selle. Nii, palju natuke väiksema timeframe'i tahaks nagu mingid datat ka saada siia. No väga huvitav liikumine ikka. Basically üks asi, mis kohe silma jääb, tõmbasid laine'iga, nüüd siia alla ja nüüd me saame siia panna dollari märgid. Et see peab lihtsalt aeg näitab põhimõtteliselt, mitte põhimõtteliselt, vaid aeg näitabki nüüd, kuidas me seda välja mängime, et kindlasti on potentsiaali ka siia mingi siuke lipp ehitada ja siis tulla selle järgi. Sest praegu tegelikult me tegime rohkem likviidsust ja nagu siin ei ole muidugi mingit siukest confirmation'it või mingit siukest, see pilt ei ole selge, nagu te ise näete, mis asi, see on lihtsalt sideways turg, et kui näeks siia mingi accumulation või distribution faasi just sellisesse kohta, kus turg tegi ka likviidsust, siis ma ütlen ausalt, tight stop lossiga, see on koht, kus sa saad panna buy orderi sisse, saad minna nagu kaasa lihtsalt turuga. Sest täpselt sama asi juhtus ka USD CAD-iga. Ta tegi kõrvale likviidsust, tegi juurde likviidsust, samal ajal moodustas sinna likviidsuse hinnaleveli juurde meil Wyckoff'i skeemi, hästi lihtne, selge, no worries ja saame väga soliidse treidi tegelikult, aga nagu praegu on vara, aga pigem ma kulla puhul olen bearish selles mõttes, et siit oli ilus treid, see treid jookseb. Et kohe praegu on nagu veel vara öelda, mis teha, et samamoodi see saab öelda, kas et pane treid kinni või mitte, et tegelikult see on koht, kus kuna me teame, me targetimegi equal low, eks ju, ja või equal high, seda vastavalt siis trendist, et siis väga ilusasti näete, et hind tuleb täpselt meie huviorbiiti, hitib take profit ära ja siis kohe hakkab tegema mingit konsolideerimist. Et nüüd on tegelikult väga hea aeg sellel treidil näiteks siit stop loss profitisse tõsta ja vaadatagi targetida, et kindlasti üks ala, kus vaatame seda, on siia. Et me võime nagu selles mõttes, et me vaatame küll nagu dollari graafiku peale, et kuidas see on välja mänginud, aga me peame ikkagi arvestama ka seda, et meil on ju dollarid siin market cap'id, samamoodi meil on mina ütleks, siin on päris tugev tsoon, kuigi jah, tõesti, siin on toimunud väga ilus siuke stop hunt ja siis, et praegu tõesti jääd, mis värv see nüüd tuli, et vaatan seda struktuuri ja ootangi, ma ei tea praegu selles mõttes, kuidas ta ennast välja mängib, et mul ei ole siin piisavalt küünleid veel, et peab ootama, aga pigem jääb bearish. Cool. Aga ega mul ei olegi rohkem paare, sest need paarid juba, mis ma tegelikult täna üle käisin, nendega on väga palju tööd selle nädala jooksul, et siin kindlasti
kindlasti ma vaatan veel GVP paare, ma vaatan kõik GVP paarid läbi, et kuidas ja mis kõige loogilisem oleks, et kui ma siin palju see kell on üldse? Okei. Et tegelikult GVP Audi puhul nagu ma olen isiklikult ka veel bullish, sellepärast et mina tahaks näha mingisugust reaktsiooni kas sellest market cap'ist või siis täiesti sellest institutional money kohast, et siin on tal ruumi ilusasti tulla veel, et pole vähimatki põhjust arvata, et GVP praegu nagu bearish on, et see tuleb kindlasti tuleb see üli chef nädal just sellepärast, et Command tegi erakorraliselt parlamendi vote'id, asjad. Siukseid asju me ootame, me peame olema valmis selleks, peab räiget turgu jälgima ja validagi üks lemmikturg välja, mis reaalselt meeldib. Siis on sul ka kõige suurem chance saada õigel ajal selle treidiga sisse. Sest kui sa vaatad juba 4 paari korraga, siis jah, on siuke asi, mida ei soovita. Kuule, aga aitäh teile, nagu tõsiselt jama täna oli jah, mul selle internetiga, et vast ei ole hullu, vast oli ilusasti aru saada, et kindlasti tuleb väga vihane nädal. Panen trade room'i siin analüüse ja suhtleme ja hoiame, et võib-olla teeme homme ka kõne, kuna see on ausalt ülipull nädal siis ja paljud turud tahavad veel nagu data kogumist, et siis tegelikult pole üldse probleemi gruppi link ütlete ja saame chillida ja rääkida juttu ja analüüsida. Vot. Aga aitäh teile! Kaspar, vaata, sul oli küsimus ka sinna chati. Kas eelmise nädala lõpust Ustcad, Ustchapi trade room'id valid? Ma mäletan, et see oli see, eks. Ustcad. Selles suhtes, et see on valid küll, aga see võtab aega nüüd, et kuna see siit alt need, et kindlasti tulevikus vaadake seda, aga tõenäoliselt see juhtu jah, nagu selle nädala jooksul, et vaatame, et selles mõttes me ei tea praegu, me ei ole küülnud, et praegu jah, et see bounce toimus ikkagi siit ära. Et see idee oli selles, et tuleb siit siia. Ja Ustchapi tundub valid olevat. Et kuna mul olid ka samamoodi, mul olid seaterid buy orderid, seaterid buy limitid, et mina kustutasin ise buy limited ära. See on väga ilus trade setup. Kui sa juba jälgid seda paari rohkem kui 3 korda nädalas, sa tead, et seal on all siuke institutional candle ja nüüd sa lihtsalt vaatad, kuidas see turg käitub, sest praegu on order sees. Ja siis just sellepärast, nagu ma ütleks, et see trade pole enam valid, kustuta need ära, vaid hakka seda uuesti siis vaatama, kui hind jõuab sinna huviorbiiti. Vot nii. Aga jah, aitäh teile, kes tulid. Ilusat päeva teile. Just, ilusat päeva teile. Tšau. Tšau.